Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Mängudel osalenud Saaremaa delegatsioon on nüüd jõudnud tagasi lennujaama. Töö on tehtud, kellel läks hästi, kellel läks halvasti. Kuidas sina delegatsiooni juhina meie nädala kokku võtad, Churchill? Töö on tehtud siis, kui me lennukirattad muidugi Kuressaare lennujaamas maha saame. Aga loomulikult mängud on nüüd juba ajalooks saanud ja mina julgen kokku võtta, et olid väga ägedad mängud, kui võtta kogu mängude mastaabis ja kindlasti olid ka edukad mängud Saaremaa delegatsiooni jaoks. Oli väga nappe 4. kohti, oli nappe esikohate jäämist ja väikseks tilgaks, tõrvatilgaks meepotis oli kindlasti ka jalgrattasõidus toimunu. Räägime need teemad pisut lahti, et mis oli äge? Äge oli kindlasti kogu see korraldus, kui vaadata korralduse poolt ja kindlasti võib saarlaste jaoks pidada ägedaks seda, kas või kui me räägime viimasest päevast, meil toimus ühe katusel võrk- ja korvpallifinaalid ja kus Saaremaa ühel ajal ja kus Saaremaa fännidel nii-öelda ja teistel aladel, kes kaasa elasid, oli võimalus liikuda 2 saali vahet ja kõigile ilusti kaasa elada valjuhäälselt ja ergutada ja olla nii-öelda lisamängijaks väljakul. Kindlasti oli hea see, et majutusega oli kõik okei ja korras, olid kogu delegatsioon sisuliselt välja arvatud mõned golfimängijad olid ühes hotellis, õhtut olid tiimi koosolekud, nii et see tiimi jõlgõla tunne ja toetamine ja teadmine, mis teised teevad samal ajal, kui mina võistlen. See oli kogu aeg kõigil olemas, nii et minu meelest olid väga sellised mõnusad ja ühtsed mängud kogu delegatsiooni jaoks. Võitsime kokku 19 medalit, neist 7 kuldsed, et kuidas sportlike tulemustega rahul oled? Jällegi võib väga rahul olla, kui ma siin mäletan õieti, kui siin alguse intervjuus, kui me läksime ja sama küsimust küsiti, et mida ennustada, mis on kordaminek, siis mina arvasin tol hetkel, et keskmiselt oleme Saarte mängudelt võitnud 16-17 medalit, et võiks ka selle korra nii vähemalt minna ja kui nüüd mõtleme, et 19, siis tegelikult läks väga hästi. Ja kui me võtame siia hüpoteetiliselt ka veel jalgrattasõidu, kus oleks võinud võib-olla olla üks individuaalne medal ja võistkondlik medal, siis me oleks võinud ületada 20 piiri. Aga kuldade arv vaadates mul puudub praegu selles suhtes nagu kindel ülevaade, aga minu andmetel ma ei tea, kas Saaremaa on olnud medalid tabelis nii kõrgel kui 8. kohal. Vist ühe korra on olnud, aga ma vaatasin täna enne äratulekut Jersey saarte vahelist medalitabelit ja Saaremaa oli seal auväärsel 8. kohal, nii et see on minu meelest kõva sõna. Kui me tegime Jersey'le saabudes avatseremoonia järel esimese intervjuu, siis ütlesid, et sooviksid, et kedagi üllataks, et kas kedagi üllatas? Kindlasti minu jaoks oli üllatus laskja Meelissaare kuldmedal, kes oli kõige esimene üllatus. Ja teine üllatus kindlasti, ma usun, et ka teiste jaoks, oli see, et me suutsime Bermuda 11 punktiga alistada. Sest korvpallis, see, mis nägudega Bermuda mehed olid autasustumisel, see kõneleb kõik enda eest. Ja see, mis nägudega meie mehed. Ja kõneleb ka see, et lihtsalt niisama lisainformatsiooniks, et minu andmetel olid järgmisel päeval Bermuda mehed pannud kinni ühe basseini kuskil, et pidada basseini pidu ja tähistada oma 4. saartemängude kulda. Paraku jäi see veel tähistamata, sest saarlased tegid oma. Millises seisus on meie jaoks pisut problemaatiline kriteeriumi sõit, kus esitasime protesti? Jah, kriteeriumist tõepoolest me andsime sisse ka ametliku protesti ja protesti sisu lühidalt oli see, et sõidus ei jälgitud rahvusvahelise jalgrattaföderatsiooni poolt kehtestatud reegleid, mis kehtivad kriteeriumi sõidu kohta ja samuti siis selle, et meeskondlik tulemus kuulutati välja ennem, kui oli teada individuaalne paremusjärjestus. Tänasel seis on selline, et individuaalset paremusjärjestust ei ole meil ikka veel, on olnud teada ainult esikolmik, kõik ülejäänud nimed seal nõnda nimetatud protokollis, mida ei saa protokolliks nimetada, mis on pigem staatlist, on lihtsalt suvalises järjekorras, nii et selles valgus meil ei olegi midagi protestida. Kuigi meil on olemas omal väga kvaliteetne video, mida on mitmed kordi edasi-tagasi keritud nii aegluubis kui tavakiirusel üle vaadatud, nii et me oleme üsna veendunud, et me tegelikult saime võistkondlikult öbemedali hoopiski, nii et meilt võeti ka ära öbemedal veel peale selle. See medali värv on ka vale, see pronksmedal, millele saarlased ei läinud autosustamispedestalile järgi. Ja, loodame, et ka see probleem laheneb edukalt. Kui palju oled mõtetes juba järgmistes saarte mängudes 2017 Gotlandil? Juba oleme Marekiga arutanud, et mis me teeme meie majutusega, kuidas me sinna hakkame liikuma, sest me vähemalt eeldame seda, et kui meil mängud toimuvad meie regioonis nii-öelda, et siis on kindlasti ka delegatsiooni arv
suurus päris suur, sest kui me tuletan meelde Ahvenamaad, kus oli 156 sportlast, mis on ka üks aegade rekordeid, siis ma usun, et Kotlandi võib tulla suur osavõtjate arv meie poolt vaadatuna ja need inimesed on vaja kõik siin saarele viia, nii et juba oleme arutanud, nii et see 2 aastat läheb ruttu. Aitäh siis edukate mängude eest Jerseyl ja jõudu tööle ettevalmistuses Kotlandi.